Osteopaatia Akadeemia podcasti kuulajad. Täna on meil külas Katariina Ilsen, kes on nii Osteopaatia Akadeemia koolitaja kui ka võtab osteopaadina vastu ja praegu on hetkel beebipuhkusel kodus. Ja meie teemaks on praegu 4. trimester ehk siis ellujäämiskursus. Paljude jaoks on kindlasti küsimus see, et mis asi see 4. trimester on. Et kõik teavad 1., 2. ja 3. raseduskandmisaegset trimestrit, aga ikkagi, mis asi on 4. trimester? Tere kõigepealt ja mul on hea meel, et ma saan jälle midagi rääkida. Ja nii palju kommenteeriks veel seda esimest poolt, et ma olen küll beebiga kodus, aga mul on juba planeeritud selle aasta 12. nädal ma teen vastuvõtte, ehk siis see on peagi, see on märtsi keskpaigas. Väga armas, et sa tagasi oled. Ja, et ma vaikselt hakkan tööd tegema ja selle aasta 12. nädal on siis see, kus ma alustan. Nii et siis võib juba sinu poole pöörduda? Siis võib juba minu poole pöörduda, ja, et siis ma olen tagasi ja vaatame, kuidas see kõik välja hakkab nägema. Vahva. Ja, aga 4. trimester, no see teema valik on ilmselge, on ju, miks see tuli. Mulle väga meeldib üks lause, et 4. trimester on see, kus normaalsus näeb välja nagu kaos. Ja see ongi normaalsus. Saad aru sellest? Palun äkki kirjeldaksid natukene seda. Ühtepidi ma saan sellest aru, aga teistpidi, mismoodi see sinu jaoks on? See tähendabki seda, et kaos, mis tekib 4. trimestril, see on normaalne. et kõik see, mis hakkab toimuma, beebi kohaneb maailmaga, valgus, heli, gravitatsioon, teine keskkond ja nii edasi. Ja samamoodi ka ema, kes kohaneb oma uue staatusega, isegi kui ta on 2. korda, 3. korda, 5. korda ema. See on ikka kõik jälle teistmoodi. Ja kõik see, kogu see kohanemise protsess ja siis ühel hetkel tundub, et see kõik on nii kaootiline. Aga see ongi see normaalsus sellel perioodil. Et seda ei tasu võtta kui midagi ebanormaalset. Seda ma mõtlesin. Selge, et kõik on hästi loomulik ja iga kord on see niivõrd erinev. Ja mulle see lause go with the flow on ju, et sa lähedki nagu tegelikult sa lähed kaasa sellega. Sa ei hakka seda raamistikku sinna kohe looma ja panema. See ei ole see aeg. Väga huvitav, et sa räägid raamistikust. Tundub, et paljud emad seavad lapsele ja endale raame, et millised on need müüdid, mis tavaliselt kaasnevad selle perioodiga. Millised müüdivanemad siis seavad? Ja no siin on 2 sellist suurt müüti, mida mina kohtan. Üks on see, et kui ma teen kõik õigesti, siis ta ei nuta. Aha, et ma olen justkui siis hea ema. Ja ma olen hästi tubli siis. Ja teine müüt on see, et kui ma armastan oma last, siis ma ei tüdine sellest ja ma ei väsi. Aha. Ehk siis see ei ole tõsi. Et isegi kui ma armastan väga oma last, siis mul on õigus olla väsinud, sest et ma olen inimene. Kõigest. Mul siinkohal mul tuleb meelde üks lugu, kunagi üks minu õpetaja rääkis mulle sellise loo. See oli siis, kui sündis minu esimene laps, ehk siis peaaegu varsti 5 aastat tagasi. Ta ütles, et teemaks oli osteopaatia ja sünnituse järgne depressioon ja nii edasi. Ja ta ütles, et rääkis loo endast, tema lapsest, kes tollel hetkel juba oli 30+. Ütles, et peale sünnitust ta ei märganudki, kuidas ta vajus ära sinna sellesse depressiooni ja kuidas see kõik muutuski selliseks. Lained lõid pea kohal kokku suuresti. Ja siis ta ütles, et ta rääkis loo, kuidas ta sellest aru sai. Ja ma võtan selle lühidalt kokku, ta ütles, et ta tegi ühel päeval, ta tegi köögisahtli lahti ja ta ütles, et ta ei näinud seal mitte midagi muud peale ühe noa. Väga karm. Väga karm, jah. Aga see on kindlasti ka
noh, see on reaalsus, millest vähe räägitakse. Ja sünnitusjärgne depressioon võib tekkida ja tulla ka aasta hiljem. Et seda on hea emadel teada. Ja nii et need müüdid, et kui ma kõik õigesti teen, siis ta ei nuta ja kui ma armastan, siis ma ei väsi, see ei ole tõsi, see ei ole nii. Aga mis siis ikkagi teha, kui see vastsündinu on rahutu? Ja tema ei peaks jõudma sellise hetkeni, et ta näeb ainult nuga köögis. No kõigepealt peab aru saama sellest, et tegelikult see on ju normaalsus. Ja üldse see 4. trimester, see on aeg, kus me peamegi mõistma, et tegelikult me peame neid lapsi edasi kandma, nii nagu ma olen 9 kuud teda oma üsas kandnud, nii ka kogu see 4. trimester soovitatavalt ma kannan teda edasi. Sellepärast, et mingisuguse teatud evolutsiooniteooria järgi me sünnime kõik enneaegsetena väidetavalt. Isegi kui sa oled sündinud 40. nädalal, siis sa ikka oled enneaegne, sellepärast et ühel hetkel, kui inimene sealt evolutsiooniteooria järgi vertikaliseeris ennast, eks ole, vaagem muutus, vaagna kuju muutus, me oleme targad, meil on suur pea ja see ema vaagna ja lapse pea suhe ei olnud korrelatsioonis omavahel, et me suudaksime täis kanda last. Et kauem oleks võimalik kanda. Ja sisuliselt me sünnimegi siis enneaegsetena ja me areneme need 3 esimest kuud, 4. trimester, eks ole, et siis me veel areneme lõplikult ja areneb ka närvisüsteem, eks ole, millel ei ole veel seda regulaatorit. Ta ei oska iseennast sinna parasümpaatilisse rahuseisundisse tuua mitte kuidagi ja selleks on tal vaja ema. Ja ema roll ongi siis nii-öelda sümboolselt teda enda juures edasi kanda, õpetada talle seda, et see hele valgus, mis siin maailmas on okei, hääled on okei, kõik see keskkond, mis on tal muutunud vedelikulisest hoopiski hõredamaks, et see on ka okei ja ta on turvaliselt hoitud. Ja, öeldakse, et see esimene aasta on hirmude aasta, kus laps on kogu aeg hirmus, sellepärast, et kõik on uus tema jaoks, et ta põrkub kogu aeg kokku selle uuega, et see kõik on tema jaoks tundmatu. Aga on sul äkki mingisugused nipid, kuidas lastele leebelt õpetada seda maailma tundma või siis milline oleks või sükene hea kiire ABC, kuidas last maha rahustada, et kõik on okei, mis tema ümber on? No laps vajab rütmilisust, laps vajab kontakti soovitatavalt nahk vastu nahka, see on tema jaoks hästi loomulik ja heli, aga heli, mis on hästi monotoonne, kas siis vaikne või sest et laps tunneb seda vibratsiooni ja see rahustab teda. Need on näiteks kõige lihtsamad asjad või siis luua need üsasisesed tingimused uuesti. Ehk siis ta oli üsna kokku pakitud seal, ta oli pimedas, soojas ja seal oli ka seal olid mingisugused rütmilised helid, ema südame tuksumine näiteks, mida ta kuulis ju. On 9 kuud selle ema südame all elanud, ta teab seda rütmi väga hästi. Et siis üks selline hea retsept oleks laps niimoodi loote asendisse kokku pakkida, heasti soojas hoida, panna ta oma südame lähedale ja vaikselt ümiseda talle. Ja, see kindlasti aitab. Et need on väga lihtsad asjad, aga need on väga toimivad ja väga tõhusad tegelikult. Aga mis on selle juures emadele kõige raskem tavaliselt esimesel nii-öelda beebi 4 kuul, kui ta siia ilma on tulnud? No emad on süütunnetes. Neil on hirm olla halb ema, kas see on see süütunne või mida sa mõtled? Ja, ikka, sellepärast, et ootuseid on nii palju. Kõik vaatavad sinna poole. Et näite nüüd on ju. Et see võistlusmoment esiteks, teiseks need ootused ja see kõik tekitabki selle süütunde ja kui siis veel see ühineb selle väsimustundega, mida sa mitte mingil juhul ei tohi tunda, kui sa armastad oma last ja kui sa oled hea ema,
siis see tõesti matab sinna süütunde alla ära, et see on see, mida mina näen, mida mina kohtan. Ja mingi mõte oli veel, midagi läks kaduma nüüd. Aga võib-olla sa juhendaksid nagu selles mõttes ema, et millele ta peaks rohkem keskenduma. Et mis on tähtsam, kas see, kuidas inimesed arvavad või see pool, kuidas tal isiklik tunne on ja isiklik läbisaamine oma lapsega? Ja iga lugu on individuaalne, aga kindlasti 4. trimestril see, mida mina olen kogenud ja mida ma näen ka kuulen nendes lugudes, kui minu juures vastuvõttudel käiakse, siis ma julgustan emasid küsima toetust. Toetust selles mõttes, et kui sa tuled, pesed mul nõud ära, siis see on juba väga hästi, on ju. Kui sa tuled ja jalutad tund aega selle käruga, see on juba super hästi. Või siis, kui sa lihtsalt kusagil oled olemas oma selle siira valmisolekuga aidata. Et mina enda pealt, jälle üks lugu on ju minust endast, et kui minu esimene laps sündis aastal 2021, keeruline aeg, eks ole, me kõik mäletame seda, mis siis oli ja mis siis toimus ja mina jäin üksi lapsega sellel perioodil, sellel esimesel trimestril. Ja ma tean seda tunnet, kus võib libisema minna. Et kus sa saad aru, seesama nagu see õudne esimene lugu on ju, mida ma rääkisin. Et kui oluline on ikkagistki see tugimeeskond, tugivõrgustik, see ei tähenda, et keegi peab iga päev sul kohal käima ja sinu nõusid pesema või sulle süüa tooma. Nii see ei ole, aga sul peavad olema 1-2 inimest, kellele sa tead, et sa saad toetuda. Ja mina tundsin seda, et minul oli see olemas, mul vedas selle. Ja kindlasti ka üks oluline moment oli see, et ma ikka ei väsi ütlemast, et kui kõik lapsed oleksid selline nagu minu esimene laps oli, siis neid lapsi oleks kindlasti rohkem, et mul kuidagi õnnestus see asi hästi. Et see, mida sa saad praegu kuulajatele öelda, on see, et kui emad beebidega koju jäävad, siis oleks hea, kui on selline list olemas inimestest, kes on valmis oma abi pakkuma ja millisel moel abi, et emal oleks hea, lihtne ja mugav ilma süüa häbitundeta helistada ja paluda abi. Ja, helistada, paluda abi või kui teil on keegi, kes on värskelt sünnitanud, siis helistage ise. Helistage ja küsige, kuidas teil läheb. Ja. Et see on suur asi, tegelikult ka. Kindlasti. Ja. Kas me tuleme nüüd osteopaatia juurde tagasi? Ja, miks mitte? Hästi. Kui sa oled osteopaat, siis mis on see, mida sa teed 4. trimestril osteopaadi teadmistega? Kui me nüüd räägime kabinetitööst beebiga, siis beebid ma vaatlen väga palju ja see on üks oluline nüanss beebiga töötamisel. Ma jälgin, ma vaatan asümmeetriaid, pingemustreid, tema liigutusi, tema rahunemisoskust, muuseas, tema reflekse ja emadel samamoodi, isegi kui ema ei tule enda pärast, vaid tulebki ainult beebi pärast ja ma näen, et emal on õlad on üleval. Ta hingab hästi pinnapealselt, ta lõualuud on kokku surutud ja siis ta ütleb, et tegelikult ta veel saab hakkama ja tal on hästi, et peaasi, et beebiga oleks kõik hästi. Siis ma kindlasti räägin emaga ka. Ma ei ütle seda, et ta peab kindlasti ise nüüd kohe laua peale pikali, et ma teeme nüüd tehnikaid ja rahustame su närvisüsteemi maha, sellepärast et sa oled üle pinges. Ja beebi ju tunneb seda, eks ole. Absoluutselt. Et me lihtsalt räägime sellest piisab, et kas või millimeetri võrra ema tuua sellesse rahuseisundisse ja kui ema on millimeetri võrra rahulikum, siis on millimeetri võrra rahulikum ka beebi, kindlasti. Kindlasti. Ja, et need on lihtsad asjad.
ja sina osteopaadina oskad ja oled valmis seda tegema? Mina osteopaadina oskan, olen valmis ja naudin ja tunnen rõõmu sellest, kui ma seda teha saan. Et see on päriselt minu kirg ja mulle meeldib beebidega töötada, sellepärast et nad annavad, eriti alguses vaata, nad annavad sellise ego pihta sulle korraliku nipsu. Et nii on, jah. Et see on pigem jah see, et kui sa lähed tahtega midagi muutma, aga kui sa oled valmis temaga rõõmsasti tema tasemel koostööd tegema, siis ta on väga aldis sellele ravile ja muutused on tegelikult ju silmnähtavad. Ta reageerib väga kiiresti. Vahetult. Et see ongi see suur rõõm, mida sa naudid väikestega töötamisel. Jaa, absoluutselt. Igal juhul. Hästi, nii et kui nüüd on selle aasta 12. nädal alanud, siis on juba võimalik omale täiesti aega broneerida väikese beebiga ja samamoodi ka emal ise, et oma närvisüsteemi rahustada ja tunda ennast jällegi hea emana ja olla pingevaba. On üks tore selline psühholoog, kes kogu selle asjale üldse alguse pani, keda võib süüdistada. Ma ei hakka nime ütlema, aga tema tegelikult, tema lause on see, et beebid ei vaja head ema, vaid beebid vajavad või lapsed vajavad, või beebid ei vaja ideaalset ema, vaid beebid vajavad piisavalt head ema. Ja mul on tunne, et sealt see frustratsioon hakkaski tegelikult. Sellepärast, et ühest küljest see lause rahustab, eks ole, et ma ei pea olema ideaalne. Kruvib nagu juurde. Ja, aga teine pool kruvib juurde sellepärast, aga mis asi see piisavalt hea siis on? Kuidas ma olen piisavalt hea? Et mille järgi see mõõdupuu käib, on ju? Kas see võib olla see, et kui laps ja ema ennast kahekesi koos selles koosluses hästi ja rahulikult tunnevad, siis ongi mõõdupuu, et sa oled hea ema. Jaa, tegelikult küll ja... Et ei peagi rohkem kuskile vaatama ja mingitele kriteeriumitele vastama. Ei pea mingisuguste nendesse tabelitesse ära mahtuma ja ei pea. Mina ütlen, et ei pea. Vähemalt minu süsteemis, et mina ei püüa kedagi kunagi, kui ma vastuvõttega teen, et kusagile tabeli järgi ära mõõta või ära kaaluda, et me siiski... Igal emalapsel on oma loomulik kooslus. Jah, sümbioos. Aga on ka selliseid juhtumeid sinu kabinetis, kus ei pea sekkuma? Kuidas sa tead, et ei ole vaja sekkuda mingitesse protsessidesse? Sa vaatad ta üle, sa teed ülevaatuse ja võib-olla piisab ainult rääkimisest. Ja mõnikord on see ka ja see on see sügav tunnetus on ju, kus ma saan aru, et ma hetkel ei ole siin kasulik. Või siis teine olukord, kus mina ei pea sekkuma, aga näiteks peab sekkuma mingisugune teine spetsialist. Et sa saadad edasi ka siis, kui vajadus tekib? Jaa, ikka. Päris kindlasti, kui ma näen, et minu pädevuse piir saabus, siis ma ei ütle, et me proovime veel või teeme veel või tulge veel, äkki juhtub midagi head. Et pigem ma saadan teise spetsialisti juurde, kelle pädevus see siis on ja kui on kõik hästi, siis on kõik hästi ja siis saab tagasi tulla. Ja, et oled aus ja otsekohane, et kui on ravi vaja põhjalikumat kui osteopaatia, siis julged seda soovitada. Jah, igal juhul. See on ka hea kindlustunne kindlasti emadele, et sa tead ja oskad, kuidas suunata ja juhendada emasid. Aga võib-olla on sul veel mõni selline hea päris näide, et kuidas pere sinuni jõuab? Ja ma võin mitte minu lugu, vaid ühe perekonna lugu, kes minu juurde jõudis. Klassikaline, see ei ole ainult üks perekond, kes seda räägib, seal varieeruvad natuke need kellaajad, aga muidu jah, et beebi hakkab teatud kellaajal õhtul nutma, lohutamatult nutma. Ja see on näiteks see koht, kus ma osteopaatiliste tehnikatega ja ma saan toetada beebi närvisüsteemi, ema rahustada, aga siinkohal on palju olulisem see,
palju olulisem minu tehnikatest see, et ma saan ära kaardistada perekonnaga koos nende rutiini. Ahhaa. Ja leida, mis asjad selles rutiinis võib ära muuta selle jaoks, et see soodustaks rahulikku beebi seda unne minekut. Ja seda me teeme perekonnaga koos, emaga, isaga, lapsega, me kaardistame ära, me vaatame, mida muuta, võib-olla kellaaega ööunne minemist natuke varasema peale nihutada, võib-olla juba natuke varem see taustamüra, sageli on mingisugused helid, seda vähemaks võtta. Kui on suvine aeg, võib-olla peab pimendavad kardinad ette panema, et signaal anda beebile, et me hakkame, nüüd on see ööune saabumise aeg. Sellepärast, et sageli väidetavalt unekoolid räägivad seda, et päevasel ajal beebi võiks magada selles päevamüras ja valges. Siis ta saab aru, tal tekib see mingisugune oma ööpäeva rütm, et ta saab aru, et see on päevane aeg ja siis kui on öö ja öine magamise aeg, et siis on vaikne ja pime. Et kuna neil alguses, need melatoniini ise ei tooda, see hakkab alles seal 12. nädala paiku tekkima ja neil see ööpäeva rütm üldse on hästi sassis, et sellega me võime näiteks soodustada seda. Ja see on väga ühe konkreetse perekonnalugu, aga see on sage teema, mida ma näen, et selline lohutamatu nutmine mingil kellaajal ja tavaline rutiini muutus, kellaaegade nihutamine toob suurema muutuse kui minu 10 tehnikat. Et pigem on see, et laps on juba õhtuks väsinud, tahaks magama jääda ja stimulatsioon tuleb väljapoolt, ema isa tahavad veel üle olla, oma tegevusi teha, et siis on vaja lihtsalt lapsele selline hea rahulik foon juba varem luua. Ja. Hästi. On veel üks suur teema, mis nende väikeste lastega alati ette tuleb, on toitumine, söömine. Kas nendega on ka mingeid muresid? Ja millised? Jaa, alustades sellest, kui ei ole veel päris piima tekkinud, kui on ternes piim ja seda on nii vähe ju. Ja see paanika, mis võib tekkida esimestel päevadel, kui beebi nutab, võib-olla üldse mitte sellepärast, et ta süüa tahab, ta lihtsalt nutab. Sellepärast, et tema magu on ju kirsi suurune, palju sinna mahub 5-7 milliliitrit, nii palju ikka tuleb, kõigil tuleb. Et see on selline esimene, mis on toitumisega ja siis paaniliselt viskutakse juurde andma kunstlikku toitu. Et tegelikult ju on ema ja laps loodud selle väikese kogusega hakkama saama, et ka laps ei ole võimeline suuremaid koguseid seedima, et see on looduse poolt juba kenasti paika pandud. Ja see ternes piim, ta on nii toitev, ta täidab ära kõik need vajadused, need esimesed 1, 2, 3 päeva, kuni siis see päris piim tekib, et see on esimene selline suur asi, mida ma näen, kus tegelikult tehakse jälle see üks kergekäeliselt, antakse lisatoitu juurde. Sest emadel on hirm, et laps jääb nälga ja ta ei kasva ja ta ei võta kaalus juurde. Ja nii edasi see lumepall hakkab veerema, just. Sest piimas, eks ole, ternes piimas, päris piimas, seal on ensüümid, mis aitavad ise ennast seedida, mida ei ole kunstlikul toidul, see kõik võib rulluda. Siis on pärast teil kõhugaasid ja nii edasi. Ja teine teema, et ma katkestasin. Ei, kõik hästi. Toitumisega ka, et kui ma juba olen näiteks pudelitoitu hakanud andma, siis ma ei saa enam, mul ei ole rinnapiima, mul ei tule rinnapiima. See on ka selline lugu, mis päriselt, seda on see nii väike protsent naisi, kellel päriselt tegelikult ei tule rinnapiima. Suuremal osal naistest ikkagistki tuleb ja lihtsalt tuleb sellele teadlikult läheneda. Selge, hea teada. On see pool ka veel, et vahest laps ei võta ise rinda. Kas see on ka teema, millega osteopaadi poole pöörduda? Ja ikka sellepärast, et siin võib
no siin võib aidata imetamisnõustaja, eks ole, kes paneb selle rinnal hoidmise võtte paika, aga mõnikord sellest ei piisa ja siis on kindlasti mõtet tulla osteopaadi juurde. Kui on juba üle vaadatud huule-keele kidad ja ikka mitte midagi ei muutu, siis on kindlasti osteopaadil oma koht selles, sellepärast et see võib olla seotud väga lihtsate anatoomiliste struktuuridega, koljuluuga, keelealuse närviga, lihastega ja seda kõike annab osteopaadil parandada ja igal juhul. Ja mida varem, seda parem, sellepärast et kui see lapse söömine on stress lapsele, sest et ta tahab, aga ta ei saa, stress emale, sellepärast et kui ta ei saa, siis ta ju teeb haiget, eks ole, jälle selline suletud ring. Suletud ring tekib, et hea on sellisel juhul abi küsida ja imetamisnõustaja juures käia, samamoodi osteopaati külastada. Ja julgeda rääkida sellest, sellepärast et see ei ole halva ema märk. Nii et emad, julgelt pöörduge Katariina poole, tema teab täpselt, kuidas emasid selle teemaga aidata, et julgelt võid tulla sinu vastuvõtule. Et kindlasti me lisame siia veel alla pärast ka podcastile need kontaktid, sinu telefoninumbrid, sinu meiliaadressi, et saab juba 12. nädalast sellel aastal aegu broneerima hakata. Ja veel, tegelikult sellega ei lõppe kõik asjad, mis puudutavad 4. trimestrit. Tihtipeale on emadel ka küsimus, et laps kuidagi vaatab ainult ühele poole või on laua peal tikub rohkem nagu banaan olema ühele poole kõverdatud või ühe käe jalad ja ühe poole käsi ja jalg liiguvad nagu paremini kui teine pool. Et ka niisuguseid variante on. Aga nendest ka räägiksid meile. Ja, no see on ka selline tavaline, kuna see on väga väljendunud, eks ole, siis emad märkavad sageli seda. Et kui ma ikkagistki beebiga 24/7 koos olen, siis selliseid asju emad ise näevad ka. Ja no see ei ole mingisugune diagnoos, see on kõigest üks pingemuster. See ei ole see, et silt on küljes ja nüüd nii on. Sellega annab väga edukalt tööd teha ja sageli see on ka see koht, kus sellised lihtsad kodused muutused, nipid aitavad väga palju kaasa minu tööle. Et üks asi on see, mida mina teen, teine asi on see, mida ma võin õpetada ja rääkida, kuidas ise kodus midagi muuta selle jaoks, et asi paraneks ja see oleks koostöö. Sellepärast, et tegelikult kogu osteopaadi töö on ju koostöö kehaga, koostöö lapsega, beebiga, koostöö emaga. Absoluutselt. Ja võib-olla imetamisnõustajaga või isegi neuroloogiga. Ja, et töö ei lõppe ära osteopaadi kabinetis, vaid siis ema ja laps juba ise toimetama. Ja osteopaat ei asenda kindlasti ka mitte ühtegi teist spetsialisti, et kui me räägime siin nendest pingemustritest, siis kindlasti võib ujuma minna või siis võib kaasata näiteks isegi füsio mõnel puhul. Miks mitte? Aga äkki sa tooksid ka mõned näited, et millistel juhtudel peaks kindlasti arsti juurde pöörduma, et mitte otse sinu juurde, vaid esmalt arsti juures käima? No kui on beebi loid näiteks, kui ta on kuidagi väga apaatne, see ei ole loomulik beebi jaoks. Kui on kõrge palavik mitu päeva, siis võiks arsti poole pöörduda. Kindlasti. Ja sapilised oksendused. See on ka kindlasti üks märk, millega ei tasu mõelda või oodata või et äkki läheb üle. Sellised pigem ekstreemsed, et ma arvan, et sellistes olukordades sageli emadel juba ei teki kahtlust, et äkki ma proovin ise kuidagi midagi teha või lähen osteopaadi juurde, et pigem sellised ekstreemsed väljendused ja sellega minna arsti juurde, sest et kui te helistate osteopaadile ja ütlete, et mul on selline asi, siis ma võin võib-olla isegi niimoodi öelda, et ma võin peanda, et iga osteopaat saadab teid erakorralisse või siis arsti vastuvõtule. Selge. On sul veel mõtteid, mis veel väljendada tahad või on sul hoopiski üks selline hea mõte lõpetamiseks, et millega meie tänane podcast kokku tõmmata?
ma nüüd mõtlen. võib-olla tõmbame selle kokku, selle 4. trimestri teema niimoodi, et kõigepealt rahuneme ja siis hakkame edasisi plaane tegema. Okei. jah, et kõigepealt tuleb välja hingata, rahuneda ja edasi mõelda, sellepärast et sellises frustratsiooniseisundis me ei ole suutelised ei mingeid otsuseid, adekvaatseid otsuseid tegema ega ka tegelikult jälgima seda plaani, mida me oleme teinud. Kõigepealt rahu ja siis plaan. ja üks plaan võiks kindlasti olla ka Katariina juurde tulek. Aitäh sulle. ma arvan, et see plaan aitab igal juhul, et nagu kuulsite, et on päris palju teemasid, mille puhul on Katariina valmis teid aitama ja toetama. Noored emad, kes on beebidega kodus ja ka kui on midagi sellist, mille puhul tema ei ole valmis aitama, et on vaja pöörduda arsti poole, siis ta ka julgelt seda teeb ja suunab. Nii et aitäh teile, armsad vaatajad-kuulajad. Ja kui teil huvi tekkis, siis kindlasti võtke ühendust Katariinaga. Aitäh sulle, Katariina. Aitäh sulle ka, Kandi, abi eest ja toreda intervjuu eest ja toredate küsimuste eest.